selle üle. Meil oli üks proua, kellega ma käin tihti nagu vanglates Eestis, üks Soome selline naisterahvas, kes on nagu terve elu pikalt olnud issanda teenistuses ja Vene vanglates käinud, aga Venemaal Putin tegi kõikidest missionääridest agendid ja siis pandi Vene vanglad kinni ja nüüd ta on hakanud Eesti vanglates käima ja ma käin tihti peale nendega kaasas ja see on hästi tore ja temal oli siuke lugu, et ta ostis endale uue auto ja siis ta põdes seda, nii nagu me kristlased ikka mõtleme, et kristlastel on vahel selline võidujooks, et kes kõige kehvemini elab ja kõige viletsamate riietega käib ja see on ikka kõige õigem usklik, et kellel asjad lagunevad juba ära peaaegu ja auto sõidab veel ausõnaga, eks ole, pedaalid on juba pandud, et edasi läheks ja siis ta nagu põdes ka, et mida ta teinud on, et ta on ostnud endale nagu uue ja ilusa auto ja nii. Ja siis ta läks ükskord poodi selle autoga ja kui ta tagasi tuli, siis oli kojamehe vahele pandud üks silt. Ei teatud, et suur Soome, eks ole, seal on rohkem inimesi kui siin. Nii et keegi ei träkkinud teda, vaid lihtsalt oli pandud üks silt ja ta võttis selle sildi sealt kojamehe vahelt, ta istus autosse ja ta luges. Ja seal oli kirjutatud. Jumal annab oma lastele häid asju. Vähesed oskavad seda märgata, sellepärast vähesed oskavad sellest rõõmu tunda. Ja siis ta tundis, et see on täpselt talle, et ta võib rõõmustada selle üle, kui Jumal kingib häid asju. Nii et ma ei tea, miks ja kellele ma seda praegu siin pidin julgustuseks ütlema, aga tõesti, issand tahab hoolitseda meie eest ja ta hoolitseb hästi. Aga see tõesti, kuhu me täna hakkame minema, me räägime vabadusest, eks ole, vabadus Kristuses ja tänaseks õhtu sõnumiks ongi just see, et vabadus järgneda Jeesusele. Et see on lihtsalt nagu kuulge, see on auline kutse, kui Jeesus kutsub kedagi ennast järgima. Ja nii nagu me hommikul rääkisime ka, et see ei ole meie valik, et okei, täna on laupäev, ma ärkan ülesse ja ma hakkan täna uskuma. Vaid see peab olema Jumala kutse. Johannese 6:44. Jeesus ise ütleb seda, et keegi ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa. Nii et pea seda meeles, isa on sind tõmmanud ja alles siis sa saad teha selle valiku. Ja ma tahan uskuda, olla see Samaaria naine, eks ole, Johannese 4, millest me rääkisime, et sa valid uskuda, sa valid selle, aga see on algatatud Jumala poolt ja kuula nüüd seda, Jumal on sind tahtnud. Jumal on sind tahtnud tõmmata ja kutsuda. Ja sellepärast see Jeesuse järgimine, see ei ole lihtsalt lambist nagu naljaasi, vaid see on üliauline, et me tohime nimetada ennast Jeesuse jüngriteks. Täna me räägime 3 asjast, me räägime sellest, et olla jünger, olla uskuja ja me saame olla Jeesuse sõbrad. Need on kõik 3 asja, millest Jeesus ise räägib ja Jeesus täpselt nendest asjadest nii räägibki. Aga hakkame neid kohe lähemalt vaatama ka, aga selle kõige taustal ma tunnen tõesti, me lähme korraks täna sinna vaimuandidesse ka, sest ma tahan kohe algusest teile ära öelda, et vaata Jeesuse järgimine ei ole lihtsalt mingi religioosne nagu elustiil, selles mõttes, et käin paar korda aastas kirikus, panen küünlaid põlema. Sa saad elada oma elu igat päeva suhtes elava Jumalaga. See on see, mille mina valin nagu elada ja käia koos elava Jumalaga selles maailmas. Nagu religioon mõne jaoks on okei, aga aitäh, ei sobi mulle. Et kui sulle piisab sellest, siis piisaku, aga mina tahan käia elava Jumalaga koos iga päev. Ja see on see, mille Jeesus on meile avanud, selle suhte poole. Selle, et me saame nimetada seda loojat Jumalat oma isaks. Ja lapsel isaga, kui see on normaalne perekond, siis lapsel on oma isaga suhe. Mitte neil ei ole omavahel religioon, vaid neil on suhe. Ja täpselt see on see ka, kuhu Jeesus kutsub meid täna ja kutsub sind täna sellele mõtlema. Nii, okei. Vabadus järgneda. Siis esimene asi, mida Jeesus oma teenistuses, kui ta alustab 30-aastasena, eks ole, umbes, ta on vaikselt elu elanud, õpib puusepa ametit, me ei tea Jeesuse lapsepõlvest mitte midagi nagu, sellest ei ole kirjutatud ja kõik, mis kuskilt on kirjutatud või välja mõeldud, siis see on selles mõttes, fantaasiavili, et sellest ei ole midagi teada.
Ja võib-olla ei ole tarvis ka teada. Osad on teinud vist filme juba sellest, kuidas Jeesus lapsepõlves seal keegi sõitis käruga konnast üle ja siis Jeesus äratas konna ellu ja no mis iganes asjad. On tehtud igast veidraid värke. Aga sellest me ei tea. Aga millest me teame? Sellest, millest me saame lugeda. Ja Jeesus oma teenistuse algul kohe, mida ta hakkab tegema, ta hakkab koguma endale neid jüngreid. See selles mõttes iseenesest ühele õpetajale ei olnud nagu mingi super eriline asi, et Jeesusel olid jüngrid, sest me loeme ju, et Johannesel on jüngrid, siis me loeme, et seal räägitakse mingitest muudest sektijuhtidest, kellel olid oma jüngrid, kellega mindi kuskile kõrbesse ära ja tehti funkisi asju, aga Jeesus kogub endale ka jüngrid. Ja võib-olla see jüngri sõna on sulle tuttav koolist või kust iganes, et jünger on õpipoiss ehk siis õpilane, kellel on õpetaja, ehk siis mitte nagu koolipingis õpetaja, kus nad käivad kohtumas päeval nagu mingi tunnid, eks ole, siis iga jope läheb oma koju, vaid see õpetaja ongi selline, kellega elatakse koos ja kellega sa jälgid tema elu, sa õpid tema pealt, tema õpetab sulle asju, eks ja Jeesus võtab endale need jüngrid, ta kutsub ja me teame, kuidas see käis tal, ta kõndis mööda küla, kõndis mööda mereäärt, kõndis tollihoonest mööda ja ta valis need inimesed, kellel ta ütles, et sina järgne mulle. Järgne mulle. Nii ta valis oma jüngreid. Tal ei olnud nii, et nagu järgne mulle, siis sa saad ratatatata või et ta ei kogunud fännklaabi, saate aru, et jüngriks olemine ei ole nagu fännklaab. Fännklaab on veits teine asi. Taylor Swift isegi ei tea, et sa teda fännad, eks ju. Kui siin on neid, vist ei ole, väga hea. Aga mõned muud tegelased ka, eks ju. Keda sa fänn, nad ei pruugi teada. Aga jünger, see tähendab midagi muud. See on mingisugune suhe, millesse sa astud, nagu mingi lähedane selline kontakt koos olemine ja Jeesus elas oma nende jüngritega 3 aastat koos. 3 aastat need jüngrid nägid, mida Jeesus rääkis või kuulsid, mis ta rääkis, nägid, mida ta tegi, sõid temaga sama sööki, käisid samadel laevareisidel üle Galilea järve ja edasi tagasi, et nad elasid koos. Ja see on ülihuvitav, et me siin vahel mõtleme siit tagasi vaadates 2000 aastat, mõtleme, et wow, küll nendel jüngritel vedas, nad said Jeesusega koos chillida. Et mõtle, kui tore nagu, et oleks meil täna Jeesus füüsilisel kujul siin. Kaniešna, mina järgneks talle, ma muidugi läheks järgneks. No are you sure? Kas sa oleksid kindel, kui täna Jeesus siin kõnniks ja ta käsiks sul kõik maha jätta ja ütleks sulle, et järgne mulle? See on päris tough, mõtle sellele õhtul. Aga need jüngrid elasid koos Jeesusega, neil oli võimalus Jeesust näha, vaadelda. Ja kõige selle sees, see jüngriks olemine tähendas kogu aeg seda, et Jeesus ütles neile, et minge teie tehke seda sama. Ja sellest ma tahangi rääkida, et mida siis Jeesus oma jüngritele tegelikult annab või õpetab. Ja Jeesuse missioon, ütleme enne, kui ta ristile läks, tema teadis, et tema missioon on see, et ta läheb ristile. Ja sinna ta ei pidanud jüngreid kaasa võtma. Need jüngrid küll järgnevad talle hiljem, igaüks omal viisil, kuidas nad märtlitena surevad, aga Jeesuse missioon oli see, et ta läks küll ristile, aga enne seda ta õpetab nendele jüngritele mingit uut sellist Jumala riigi elustiili, mis on kättesaadav täna ka meile. Et selles mõttes need jüngrid ei olnud mingi hullult nagu special edition või nagu erilises positsioonis. Jeesus isegi ütleb neile, et teile on parem, et ma lähen nüüd ära, sest pärast seda, kui mind on teilt füüsiliselt ära võetud, juhtub teiega midagi väga-väga palju paremat. Ehk siis ta saadab oma püha vaimu. Nii et me tegelikult täna elame selles väga-väga-väga palju paremas olukorras, kus Jeesus lihtsalt füüsiliselt ei kõnni ühes kohas, nii et kui ta on siin Saaremaal, siis ta on Saaremaal ja pärnakad on ilma Jeesusest, eks. Vaid täna on see asi palju parem, et Jeesus oma vaimu kaudu saab olla nii Pärnus kui Saaremaal korraga. Nii et me tegelikult elame väga heas olukorras. Mida siis Jeesus oma jüngritele, oma järgijatele õpetab? Mida ta neile ütleb? Ja tema põhisõnum on see. Minge ja kuulutage, et Jumala riik on lähedal ja parandage haiget. See on see, mis mina piiblist välja loen. See on igas evangeeliumis, kui Jeesus läkitab oma jüngrid välja kuulutama Jumala riiki.
Sest Jeesuse enda missioon, see evangeelium, mida tema kuulutas, naljakas on öelda, et Jeesus kuulutas ka evangeeliumi. Ja see evangeelium oli rõõmusõnum Jumala riigist. See riik, kus nad siis elasid, see Iisrael, kus siis elati, siis see oli võõrvõimu all, nii et seal oli paha olla. Ja sellepärast nendel inimestel meeldis kuulda mingit sõnumit ühest uuest kuningriigist, kus on hea olla. Ja meile täna siin me saame aru, et see kuningriik, mida Jeesuse jüngrid läksid kuulutama ja mida Jeesus kuulutas, see on taevariik, see on taevane kuningriik, kus ei ole enam valu, ei ole enam haigust, ei ole enam pisaraid. See on tõeline rõõmusõnum. Ka täna, kui siin täna juba haiguste eest palvetasime, siis me näeme, et selles riigis, ükskõik kuidas me seda nimetame, on see Eesti, on see Saksamaa, on see Euroopa Liit, on see Nõukogude Liit, vahet pole, mis liit see on, värki nii. Siia jäävad alati need asjad. Need asjad jäävad siia alati. Pisarad, valu, kannatused, hädad. Aga ükskord me näeme seda kuningriiki, mida Jeesus saadab oma jüngrid kuulutama, kus ei ole neid asju. Ja sellepärast ma usun, et alati Jeesus sidus selle jüngrite välja läkitamise sellega, et ta ütles, et minge rääkige, aga näidake ka. Palvetage haigete eest, et nad saaks terveks. Minu jaoks see oli nagu super elu muutev koht, kus ma sain aru, kas see ülesanne on antud ka mulle? Kui ma nimetan ennast Jeesuse jüngriks, kas see tähendab, et Jeesus läkitab ka mind tegema neid samu asju? Ma olin kristlasena, olen elanud tegelikult oma terve teadliku elu. Sündisin juba kristlikku perekonda ja ma ei ole selles Jumala olemasolus mitte kunagi nagu kaheld ja ma ei ole neid asju kunagi kahtlusala seanud ja see pärdikute jutt mulle mitte kunagi ei ole nagu kuidagi loogiline tundunud ja siiamaani ei tundu. Kuigi mõni ise väga seda usub, siis las ta usub ja nii see on, aga ma ei saanud sellest aru, et mis on siis see missioon, mille Jeesus nagu oma järgijatele annab. Anyways, vaatame korraks, loeme Jumala sõna ja ma tahan näidata teile lihtsalt seda, et kõikides evangeeliumites Jeesus räägib sellest. Ja kui me eile rääkisime Jeesuse ristisurmast, mida ta meie heaks tegi, millise vabaduse ja kuidas ta selle meile kätte võitles. Täna hommikul me rääkisime millest? Me rääkisime sellest, kuidas püsida selles vabaduses, kuidas need võitlused siin ära võita, need lahingud ja jääda sellesse tõesse, mitte lasta kuradi valedel ennast jälle kiskuda kuskile, ma ei tea kuhu olukorda. Ja nüüd me lähme edasi sellesse, et me tegelikult oma eludega, me oleme oma elud maha jätnud ja me järgneme nüüd Jeesusele, kui me oleme Jeesuse jüngrid. Ja võtame lahti Matteuse evangeeliumi 10. peatüki. Loeme need kiires lihtsalt korraks läbi, ma tahan lihtsalt teile näidata. Matteuse evangeeliumi 10. peatükis. Kohe esimene salm. Ja Jeesus kutsus oma 12 jüngrit enese juurde ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrusi. Ja loeme sealt edasi selle sama 10. peatüki 8. salm. Tehke terveks haiged, äratage üles surnud, tehke puhtaks pidalitõbised, ajage välja kurja vaime, muidu olete saanud, muidu andke. Täiega kõva. Jeesus saadab oma jüngrid, need on need tavalised, Peetrus, Johannes, Jaakobus, need kutid nagu need, Jeesus saadab välja tegema siukseid asju. Selliseid asju tegema, ta ei ütle, et minge hakake kive kokku tassima, ehitage kiri. Või et tehke endale äge saal, kus oleks hea koos olla. Mitte, et need asjad halvad oleks täna, kui need on olemas, need on täiega head asjad, kus me muidu koguneks. Aga vaadake, mida ta ütleb. Keerame edasi, võtame järgmise evangeeliumi. Järgmine on Markuse evangeelium. Võtame Markuse evangeeliumist 6. peatüki. Ja 7. salm. Ja ta kutsus need 12 enda juurde ja hakkas neid läkitama 2 kaupa ja andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle. Ja siit natukene edasi, ta räägib veel neid asju ja nii. Ja 12. salm, nii nad läksid välja ja jutlustasid, et parandataks meelt ja ajasid välja palju kurja vaime ja võitsid paljusid haigeid õliga ja tegid nad terveks. Täiega äge, see on Jumala sõna. Usume seda. Keerame edasi, lähme Luuka evangeeliumi. Võtame Luuka evangeeliumi 9. peatüki. Pärast mängime pingsi edasi. Luuka evangeeliumi 9. peatükk. Kohe algusest, esimene salm.
Kutsunud kokku need 12 andis Jeesus neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja meelevalla haigusi ravida. Ning läkitas nad kuulutama Jumala riiki ja parandama haigeid. Super äge. Ja loe 6. salmist. Nii nad läksid välja ja käisid mööda külasid, kuulutasid evangeeliumi ja tegid haigeid terveks kõikjal. Need on need samad, need võllid, need Jeesuse jüngrid, kellest osad olid kalamehed, osad olid lihtsalt mingid töömehed, osad olid mingisugused tollimehed ja need olid need tavalised tüübid, keda Jeesus saadab nüüd välja. Ja see oli ülinormaalne. Kui sa olid õpetaja, siis sa õpetasid mingile maale oma jüngreid ja siis sa panid nad tegema seda, mida sa tahtsid, et nad hakkaks tegema. Nagu super veider on, kui sa jäädki alati õpilast õpetama ja mitte kunagi talle ei anna nagu rooli. Kuidas õppesõitu tehakse ka? Kas on niimoodi, et sõiduõpetaja istub ise roolis ja sa istud kõrvale ja siis ta kogu aeg räägib, no vaata nüüd, siin keeran vasakule ja keeran paremale. Ei, lüüakse rooli, eks. Kõigepealt näiteks turvalisemas kohas, kus väga palju ei ole teisi autosid ja sa proovid ja sa hakkad ise tegema seda. Täpselt sama on, mida Jeesus õpetas ju oma jüngritele. Me võime seda täna kõike ka õppida, aga me peame mingi hetk ka sealt kõrvalistme pealt istuma sinna rooli ja hakkame asju tegema. Miks ma seda räägin? Sest minu jaoks oli, ma istusin ülikaua istusin nagu kõrvalistmel ja mõtlesin nagu, miks midagi ei toimu nagu, miks üksi haige terveks ei saa? Veider. Ma ei palvetanud kellegi eest. Sellepärast ma ei näinud ka ühtegi haiget terveks saamas. Teravamad pliiatsid saavad aru, et need on omavahel seotud need asjad. Kui sa ei palveta kellegi eest, siis sa mitte kunagi ei näe ka kedagi tervenema. Aga Jeesus oma jüngritele seda kõike õpetab. Ja siis paneb ka neid tegema seda asja. Võta Luuka evangeeliumi, keera 1 lehekülg edasi, 10. peatükk. Siin Jeesus läkitab oma 70 jüngrit välja ja täpselt sama käsklusega, täpselt sama ülesanne ta annab neile ka. Loe 9. salmist. Ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on lähedal. Reisi, räägi Jumala riigist, ütled parandage meelt ja tehke haiged terveks. Kui ma lühidalt kokku võtan, siis ma saan aru, et see oli Jeesuse nagu üks põhilisemaid asju, mida ta jüngritele tahtis õpetada. Et minge välja, rääkige sellest Jumala riigist, kuhu te ise olete sisse astunud, eks ole. Ja näidake neile, et see on päriselt hea koht. Nii simpel. Üks evangeelium on veel jäänud, Johannese evangeelium. Võtame Johannese evangeeliumist 14. peatükki. Ja ma ütlen ausalt, see oli minu jaoks nagu see koht, kus selline, siuke rahulik kristlase elu minu jaoks otsa sai. Et see oli kuskil 10 aastat tagasi ja need põhimõtteliselt see aina süveneb, et tagasiteed ei ole. Kui ma lugesin siit seda, et mida Jeesus räägib oma jüngritele Johannese evangeeliumi 14. peatükis 12. salmis. Ja Jeesus ütleb siin nii, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen ja teeb nendest hoopis suuremaid. Ja siis mul oli nagu mida Jeesus siin ütleb? Kes usub minusse, teeb neid samu tegusid, mida mina teen. Ja teeb neist hoopis suuremaid. Kas see saab olla tõsi? Ja mind see täiega häiris. Kas see päriselt saab olla tõsi? Ma tahtsin teada, kas see on tõsi. Ja ma hakkasin palvetama haigete eest. Ma panin oma usu, panin tegudesse. Ma arvan, et kui Jeesus on meile öelnud nagu, mida ta ootab, et me teeks, siis ta ootab, et me seda teeks. Te teate seda mängu, et see kapten käskis või kapten ütleb, et kükita, siis kõik kükitavad. Siis ütled lihtsalt püsti, ei tohi tõusta. Kapten ütleb püsti, siis teate seda mängu, eks? Ja see on üliloogiline, kui kapten ütles, siis sa teed seda. Aga miks me kristlastena vahel mängime seda mängu, nagu me ei saa aru, mida Jeesus on öelnud? Sest Jeesus oma sõnas ju ütleb seda, mida ta ootab, et tema rahvas teeks. Me teame seda ise, et meie käed on tühjad. Mina ka, ma tean, et minu käes ei ole mingit nagu erienergiat, mis nagu teeks haigeid terveks või nagu midagi korda saadaks ja ei ole vajagi.
aga Jeesus on andnud ühe tõotuse seda, et kui ta meid välja läkitab, siis me ei olegi ise, kes lähevad välja. Me ise oma jõust ei suuda olla tema tunnistajad. Võtame apostlite tegude alguse lahti, 1. peatükk apostlite tegudest ja siin on juba üles tõusnud Jeesus, räägib oma jüngritega. Jeesus on juba surma ära võitnud ja enne kui ta taevasse läheb, siis ta räägib oma jüngritega, ta ütleb neile ühe üliolulise asja. Apostlite tegude 1. peatükk ja 8. salm. Ta ütleb siin, vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilma maa äärteni. Pretty big deal, kui sa oled just surmavallas käinud, võtsid kuradilt need surmavalla võtmed ära ja ütlesid, et see you boys ja ärkasid üles surnuist, tuled tagasi oma jüngrite juurde ja siis sa ütled neile mingid väga olulised sõnad, enne kui sa lähed isa juurde taevasse. Ja see on see, mida Jeesus ütleb. Te saate väe pühalt vaimult ja te peate olema minu tunnistajad. Miks see nii on? See on sellepärast, et kõik see jutt, mida me oleme rääkinud eile õhtul ja täna, sellest, kui väga Jeesus meid armastab. See kõik kehtib ka nende inimeste kohta, kes täna veel Jeesust ei tunne. Jumal armastab neid nii väga. Ja ta tahab võtta sinu ja minu käed ja jalad, et minna nendele inimestele järgi ja tõmmata nad sealt pimedusest ära siia valguse kätte. Tõmmata nad ära sellest surmast siia ellu, et me üheskoos saaks nendega taevas kõigiga rõõmustada. That's it. See on lihtsalt Jumala suur armastus selle maailma vastu. Ja see on nii auline, et Jeesus on selle suure ülesande jätnud meiesuguste tavaliste inimeste kätte. Ja nüüd on lihtsalt meie küsimus, et kas ma jätkan oma elu elamist nagu iseenda jaoks, ajan ma oma mingisuguseid asju taga ja värki ja proovin siin need 80 aastat kuidagi välja vedada, et olla õnnelik ja rõõmus ja nautida ja proovida ja kõike asja nii. Või ma ütlen, et Jeesus, ma tänan, et sa minu eest surid. Ma tahan iga oma hingetõmbega teenida sind. Siin on lihtsalt see otsustamise küsimus. Mida sa teed? Ja kui me täna räägime sellest, et Jeesuse järgnemises on vabadus, siis Jeesuse Jeesusele järgnemine jääbki alati, see jääb nagu vabaduseks, et sa ei pea seda tegema, aga sa saad valida seda teha. Siis Jumal ei sunni kedagi. Taavet, tule korraks, ma kasutan sind, armas vend. Ma tean, et sa ei pahanda mu peale. Kasutan Taavetit ühe näitena lihtsalt illustratsiooniks. Seisa siin, Taavet. Siis kurat on see, kes tõukab meid asju tegema, kes lükkab meid ja seisa näoga sinna poole ja ta teeb niimoodi. Käib meile lihtsalt pinda ja siis ta lükkab meid mingitesse asjadesse. Tule tagasi, võid tule tagasi. Ole veel seal pool, jah. Kui palju sa oled tundnud seda, et kurat tõukab sind nagu millessegi, kuhu sa tegelikult ei taha minna, aga sa tunned, et mind nagu lükatakse. Kuidas oli see meeldiv tunne? Ei olnud. Vastik. Aga mida Jeesus teeb? Jeesus ütleb, et järgne mulle. Ja Jeesus läheb ees ja mis Taavetil on 100% kogu aeg, on võimalus lõpetada see järgnemine ja minna oma teed, vaata. Mõtle, kui suur on see Jumala armastus sinu vastu, et ta jätab sulle selle kohutava vabaduse igal eluhetkel pöörata ümber ja minna oma teed. Aga sa tead, et seal on ainult üks vend, kes sind hakkab uuesti lükkama. Ja see ei ole mõnus. Aga Jeesus ütleb, et järgne mulle. Ja Taavet on alati 100% kuni lõpuni välja, ta on selles järgnemises, vaadake, vaba. Ja see on tõeline vabadus, aitäh vend. Ära ole pahan mu peale, aga ma tean, see on vastik tunne, kui keegi sind lükkab, aga see on, mida kurat teeb. Sellepärast see Jeesuse järgnemine, see on vaja, kuula nüüd seda. See on vaja siin ja siin ära otsustada sul.
Ja võib-olla sa teed selle otsuse täna. Ja siis ära vaata enam tagasi. Kui sa oled selle otsuse teinud, võib-olla sa oled juba teinud selle otsuse, väga hea, hoia sellest kinni. Aga see järgnemine on alati vabadus. Kas pole mitte imeline meie Jumal? Ta ei sunni meid millessegi. Armastus on lihtsalt nagu piiritu ja tingimusteta. Plus veel see, et ta laseb meil nimetada ennast kristlasteks, ehk siis oma lasteks, eks ole, oma nimega. See on nagu täielik au. Ja veel enam, ta ei vaja meid tegelikult, aga ta valib meid kasutada. See on minu jaoks tänapäevani üks müstika. Et miks minusugune tavaline Klemm, kuidas ma saan nagu kõlvata Jumalale? Aga ma ei taha mitte midagi muud oma eluga teha, kui teenida kuningate kuningat. Kutid, see on päris värk ja see invitation, see kutse kehtib nagu iga ühele. See on täpselt nii. Kas sa tead, et sa tohid Jeesusele täpselt nii lähedale tulla, kui sa ise tahad? Sa saad elada ise täpselt nii püha elu, kui sa ise tahad. Siin ei ole mingeid piiranguid seatud. Sa saad olla ise nii tuline, kui sa ise tahad. Sa saad selle temperatuuri ka ise valida. See on nagu üliäge lihtsalt. Ma soovitan, et pane lihtsalt bensu juurde ja lihtsalt lase õhku. Okei, mõni ütleb, et see jünger on nagu lihtsalt väga ränk sõna, et ma päris jünger ei ole, et ma olen lihtsalt see, kes pingis istub, ma olen see uskuja. No ega paremaks ei lähe asjad, sest et Jeesus just Johannes 14:12 ütleski, et uskuja, kes usub minusse, teeb neid samu tegusid. Nii et piisab, kui sa oled uskuja, sa peaksid tegema neid samu tegusid, mida Jeesus tegi. Nii et surnuid äratama ülesse. Ja ma ei üldse nalja, ma ei ütle seda naljaga, et ei, täiega cool. Me oleme oma koguduses näinud, kuidas 2 naist palvetasid surnu eest ja ärkas ellu. Nii et see kõik on täna olemas. Ma olen näinud, kuidas pimedad hakkavad nägema. Olen ise palvetanud. Olen palvetanud kurdi eest, kõrvakile sai terveks. Ma olen näinud neid asju. Ma 10 aastat selles elanud ja ma ei vahetaks seda mitte millegi vastu, sest see kõik on päris. See raamat on 100% päris. Ja täna ma tunnen, et on see, et ma palju enam ei räägi, aga me hakkame palvetama ja vahel on lihtsalt nii, et see, kui palju sa saad, sõltub sellest, kui näljane sa oled. Ja mis ma lihtsalt pean tegema, ilmselt on sind nagu näljasemaks või midagi. Kui kellelgi on kõht täis, siis sa võid talle ükskõik mida süüa pakkuda ja ta ei võta. Aga kui keegi on näljane, siis pane talle ükskõik mis ette ja kõik läheb, eks ole. Nii et kui me oleme näljased Jumala järgi, kui me oleme näljased, et ma veel ei ole näinud, kuidas pimedad hakkavad nägema, eks ole, ja surnud tõusevad üles, aga ma tahan seda näha. Ma igatsen seda näha. Ja ma tahan anda oma käed ja jalad Jeesuse teenistusse, et mitte need ei ole enam Joeli käed ja jalad ega ei tee Joeli asju, vaid need teevad Jeesuse asju. Kui me ütleme, mõelge, me ju räägime seda sellises keeles, et me oleme tema ihu. Me oleme tema käed ja jalad. Aga miks siis on nii, et enamus elust ma teen ikkagi Joeli asju? Ja miks ma ei anna ruumi sellele, et Jeesus teeks oma asju läbi minu? Täiega crazy, see kõik on kätte saadav. Ja kui sa oled uskuja, siis palun väga. Markuse evangeeliumi lõpus Jeesus ütleb jälle uskujatele ühe väga suure julgustuse. Ma loen selle ka. See on Markuse evangeeliumi lõpus 16. peatükis ja 17. salm. Ja pane tähele nüüd, kui sa jünger ei ole, jünger on nats liiga ränk, eks ole, aga no ma olen see uskuja, piisab sellest. Kuula nüüd, mis uskujate kohta öeldakse. Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed. Minu nimel ajavad nad välja kurja vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid. Haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. Keda saadavad sellised tunnustähed? Uskujaid. Mõtelge, tegelikult, kuulge, ainuke asi, mis on nagu vajalik, on see, et sa oled uskuja, sa usud ja kõik see on avatud. Siin ei küsita, et kes su isa on või kuhu konfessiooni sa kuulud või kui kaua sa oled usklik olnud või nii. Ei, uskujaid saadavad. Miks me siis ei usu seda? Mõtle, kui sa teaksid, et sinu kätes on tervendav vägi, mis võib parandada iga haiguse. Kas sul tuleks meelde mõni lähedane inimene, kellel on haigus, kes väga vajaks tervenemist?
kas sa siis hoiaksid käed taskus? Ei. Aga kas me oleme need uskujad? See on nii crazy. Me ei saa enne näha Jumalat tegutsemas, kui me ei pane tema püha vaimu sellesse olukorda, kus ta saab tegutseda. Kui me vaatame kusagilt, mis iganes aknast, vaatame üle tee ja me näeme ratastoolis inimest ja me mõttes väga usume ja pigistame ja palvetame, et ta tõuseks püsti, ta ei tõuse püsti. Ta iialgi ei saa teada, kes teda tervendas. Aga kui me paneme oma käed ta peale ja ütleme, et Jeesuse nimel tõuse püsti, siis ta teab, kust tema tervenemine on pärit. Nii et see ei ole väga far-fetched nagu mingi fantasy, et meie kätes on mingi imevägi, mis parandab iga haiguse. Meie kätes ei pea olema. Aga meie sees elab keegi, kellel on vägi iga haiguse üle. Täiesti crazy. Mis me peame selleks tegema? Ainult uskuma. Kui me seda päriselt ka usume, siis see usk peaks saama nähtavaks ju meie tegudest, nagu Jaakobus räägib sellest. Et näita mulle usku lahus oma tegudest. Ei see ole võimalik. Kui sa usud millessegi, siis sellele järgnevad ka teod. Täiega äge. Ja mis ma tunnen, et mis ma tahan teha siin täna on see, et sa oled kalju ääre peal. Sa seisad nagu kalju ääre peal, sellepärast, et sa kardad, hirm on. Hirm on, kui ma näen, eks ole, mis iganes. Keegi klassikaaslane, keegi ütleb, mu pea jälle valutab. Ja siis püha vaim sulle juba ütleb, et mida palvetada eest. See on nagu, see on hirmus, see on täiega hirmus. Aga vaata, kui see armastus sinu seest tema vastu kasvab suuremaks, kui see hirm on kogu selle asja ees, siis sa lõpuks ei saa lihtsalt. Sa kukud sealt üle selle ääre ja sa lähed ja astud usus välja. Ja sa ütled, et hei, et ma olen kristlane, et sa tead seda. Kas tohib, ma palvetan su eest? Jeesus teeb su terveks. Ja siis, kui sa paned oma käed tema peale, siis mitte sinu käed ei ole need, vaid Jeesus ütleb seda, et uskujaid hakkavad saatma sellised tunnustähed, et lihtsalt sa hakkad käima ringi ja imed hakkavad sündima. Ja see ei ole enam lihtsalt religioon, vaid see on igapäevane kooskäimine koos Jeesusega. Jeesus teeb lihtsalt oma asju ja sa lihtsalt töllerdad kaasas ja vaatad, wow, täiega äge. Täiega kihvt. Halleluuja. Nad räägivad uusi keeli. Täna ka. Ma tunnen, et siin on neid, kes igatsevad tõesti seda keelte andi. Siis täna sa saad selle, sest püha vaim tahab anda oma ande. Tahab anda. Ja keelte and on minu jaoks ülikallis ja nagu vajalik. Ja ma pidevalt avastan ennast lihtsalt keeltes palvetamas, kui ma autost välja astun ja lähen poodi näiteks. Ma lihtsalt nagu... Need on nii head asjad. Jumalaga kogu aeg tore rääkida. Ühesõnaga, ja mis veel enam? Okei, jünger, uskuja. Aga kas teate, mis kõige nagu toredam on see? Et Johannese evangeeliumi 15. peatükis Jeesus nagu ütleb midagi eriti kallist ka veel. Johannese 15 ja 14. Vaatame korraks seda ja siis natuke vaatame veel ja siis hakkame paletama. Jeesus ütleb nii. Teie olete mu sõbrad. Te olete mu sõbrad. Loed, eks ole? 15-14. Mõtle, kui äge. Ta ütleb mu jüngritele, te olete mu sõbrad. Kas keegi leidis selle kirja kohe üles? Kuidas see edasi läheb? Ei, seesama 14. Ma ei lugenud seda lõpuni. Kuidas see edasi läheb? Te olete minu sõbrad. Bro! Te olete minu sõbrad. No kõik tahaks, ma olen Jeesuse sõber. Ja siis, kui te teete, mida ma teid käsin. See on nagu siuke, et miks te selle pidite, Johannes, miks selle pidid kirja panema? Piisaks nagu sõber. Tegelikult see on nagu ülikallis ja ülioluline, et Jeesus ka meid veits nagu tõukab nagu selles, et tee seda, mis ma ütlen, tee seda. Miks ta saadab oma jüngrid välja nagu hullu asja tegemast? Ega jüngreid igal pool ei võetud vastu. Kui nad ütlesid, et hei, me tuleme kuulutama ühte head Jumala riiki, et seal pole haigust, seal pole kurja vaime, nii, tooge haiget siia palvetame. Paljudes kohtades nad flipiti ära, sellepärast, et Jeesus ütleb neile, mis siis teha, kui teid ära flipitaks, siis tule lihtsalt ära. Jeesust flipiti ka ära paljudes kohtades. Ta ajas välja ühe rüveda vaimu ühe mehe seest, kes tagus kividega pähe endale ja jooksis ringi ja siis põrssad surid ära, teate seda lugu, eks. Ja siis see küla tuleb kokku, ütleb, et Jeesus, get lost. Et mine ära, Jeesus.
mitte nad ei ütle, et vau, Jeesus, äge, vaid nad ütlevad, mine ära. Eks? Miks nüüd Jeesus siis saadab jüngrid välja neid asju tegema? Ja mina õppisin seda, ma usun ka, et 10 aastat tagasi, kui ma esimest korda nägin, kui ma esimest korda kogesin, et see on nii reaalne, kui ma teen ise selle otsuse, et kui ma kuulen püha vaimu midagi rääkimas, siis ma teen selle järgi. Et ma ei vaata sellele välisele kas ohule või olukorrale või oma mainele või whatever, mis võiks saada nii, vaid kui ma tunnen, et püha vaim ütleb, et vaat see inimene seal, mine ja palveta tema eest või mine räägi temaga. Et siis ma nagu ei aja seda mõtet ära, vaid ma usun püha vaim, et sa oled sina ja ma praegu lähen selle sõna peale. Need esimesed kogemused olla sõna kuulelik. Kui te teete, mida ma teid käsin, olla sõna kuulelik Jeesusele. Mu usuelu läks nagu... Ei kujuta ette, kui tugevalt on see seotud, see meie sõna kuulelikkus Jumala häälele. On seotud sellega, et kui tugevasti me usus suudame seista. See on nii oluline. Sellepärast ma proovin teid kogu aeg lükata nagu sellest üle selle kalju ääre, et okei, ma pean minema nii. Sest ma tean, et ma olen olnud piiblikoolides ja värkides, kus ma ise olen juba neid lugusid täiega rääkinud, eks ole, Luteri kiriku sellistes piiblikoolides ja kus ma ise, Jumal on teinud juba neid asju, ma olen mingi täiega nagu mingi full fire, et kas teate, mis juhtus ja ratatatatata. Mõned olid nagu mõned olid nagu ja siis mõned olid nagu mingi Joel, lõpetame jutud. Aga siis alati oli seal piiblikoolis neid, kes 6 aega oli paus ja kes tulid tagasi järgmisel korral ütlesid, et tead, ma läksin ka ühest kodutust mööda, ma tundsin, et Jumal käskis, et ma läheks, ütleks talle midagi ja ma läksin ja värki ja siis tüübid jagavad seda ja nad ise nutavad. Nad on küll kristlased olnud, aga nad nutavad, sest nad on esimest korda olnud sõna kuulelikud. Ja nad on pannud maha kõik selle, mis on nende nagu võimuses ja nad on ainult usaldanud, et kui ma praegu siia astun, siis see on nagu paadist välja vee peale astumine. Sest Jumal, kui sina ei show up'i, siis ma olen täiega nagu piinlik nagu. Aga nad on teinud selle sammu ja imelised asjad juhtusid. Nad tunnistasid ka sellest, kuidas haigused läksid ära, inimesed said tervedeks, mingid valud kadusid ja kuidas nad said lihtsalt tunnistada kellelegi, et tead, et Jumal väga armastab sind ja nad rääkisid ja nad nutsid. Nii et sellepärast see on nagu ülioluline osa meie kristlaseks olemisest ja sellest identiteedist. Ja Jeesus ju ütleb nii ilusasti, teie olete mu sõbrad. Kui te teete, mida ma ütlen teile. Ja see ei ole sellepärast, et ta nõuab seda, sest Jeesusele järgimine oli kogu aeg vabatahtlik, vaata. Saad aru? Aga see on meile nii vajalik. Sellepärast Jeesus nagu pushib sinna. Sellepärast oma jüngreid saadab välja. Sellepärast ta ütleb, et uskujad, come on, te olete uskujad, teid hakkavad saatma sellised tunnustähed. Aga keegi ei saa terveks saada, kui sa ei siruta oma kätt ja ei pane ta peale ja ütled Jeesuse nimel, peavalu mine ära. Täiega äge lihtsalt. Ja see on see elu, kuhu meid tegelikult kutsutakse täna ka. See ei ole ainult, et need 12 venda käisid, eks ole, üks käis kehvasti, aga need 11 venda ja siis pärast võtsid sõbra juurde. Et see ei olnud ainult nende, vaid me täna oleme ka ju uskujad. Ja Jeesus oma jüngrite ütleb seda, et minge tehke jüngriteks kõik rahvad. Kelle jüngriteks? Kas enda jüngriteks? Ei, ikka Jeesuse jüngriteks. Jeesus ütleb, minge tehke minu jüngriteks kõik rahvad. Nii et tehniliselt need, kes usule tulevad, nad on kohe võimelised astuma nagu sellesse, mis minul võttis aega nagu 20 aastat, et ma figurisin out'i seda, et kas ma tohin selles käia, kas ma tohin palvetada haigete eest ja kas see on päris. Nii et tegelikult see on kohe. Ainuke kriteerium on usu. Ainuke kriteerium. Jumala juurde tulek on ülilihtne, super lihtne. Lapsed saavad sellest aru. Ma enne ütlesin ka, et kui see läheb keerulisemaks, siis on kusagil mingisugune lünk. Niisiis, ja siis on üks imeline tõotus, millega me lõpetame. See on 2. Timoteuse raamatu 3. peatükis ja 12. salm. Ma tahan, et sa võtaksid selle lahti ja jätaksid endale meelde ka, sest et ma näen, ma tean ja nüüd ma räägin usus, et siin on nii paljusid, kes astuvad tänasest alates, astuvad ühte uude sellisesse Jumala nagu võidmisse, millega käib kaasas kõik see, millest me rääkisime, imed, tunnustähed, prohvetlik sõna ja kõik see,
sest see on avatud ja sa tegelikult, sul ei ole mitte midagi vaja, et see avaneks. Sul ei ole mitte midagi tarvis, vaid lihtsalt see sõnakuulelikkuse koht, et see üks samm, sul kõik on olemas, kõik sa kvalifitseerid ja nii. Aga siis ma sulle ütlen juba kohe alguses selle ühe imelise tõotuse ka ära, mis on 2. Timoteuse kirjas 3. peatükis ja 12. salm. Osad leidsid juba üles ja naeravad. Ja kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Aamen. Olgu see sõnum sulle julgustuseks, armas õde ja vend. Tagakius on tulemas, kõike seda, mida öeldi Jeesusele, kõike seda hakatakse ütlema ka sulle. Kui sa Jeesust järgid, siis leidub neid inimesi, kes ei plaksuta, vaid neid, kes ütlevad, et sa oled imelik, sa oled hull. Miks sa seda asja nii tõsiselt võtad? Ei, sa ei pea ju igal pool rääkima, ära tee marki endale, ära ole mingi over kristlane, et piisa, ole rahulik, ole chill. Ei, ära muretse, sind hakatakse taga kiusama. Kui sa otsustad jäägitult Jeesusele järgneda, kui sa oled ainuke Klemm seltskonnas, kes paneb endale puhtad riided selga ja teised kõik on õliste riietega, siis hakatakse sinu üle nalja tegema ja tahetakse sind ära määrida. Täiesti, see on nii obvious. Kui paljud teist on tulnud maailmast, selles mõttes, et sa oled oma vana elu, vanad sõbrad maha jätnud ja näiteks joomised, värgid, asjad, ja need sõbrad mitte ei ütle, et täiega hea, et Artur sai päästetud, et nüüd ta on vähemalt järje peal. Ei, kõik ütlevad, et mis mees sa oled, et sa enam ei joo. Kõik tahavad tagasi tõmmata. Ja kui sa otsustad Jeesusele täielikult alistuda, täielikult järgneda, siis paljud on, kes seda ei tee. Ja paljud on need, kes ei plaksuta ka. Ja see on imeline tõotus, mida tasub teada, et mis on ette öeldud juba, et kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikku elu, Kristuses Jeesus, kõiki kiusatakse taga. See ei ole murevaba elu, aga see on parim elu, mida elada.